Tere! Täna on olnud tohutult pikk päev juba. Ma usun, et sul on juba tekkinud tänase päeva jooksul mõtteid, mis on need tegevused sinu töös, mis on tegelikult selline rutiinne kordamine. Võib-olla on see mingi info erinevatesse kohtadesse uuesti ja uuesti trükkimine. Võib-olla on see hoopis kokkulepete meelespidamine või mingite andmete aruannetest taga otsimine. Mina olen Terje Vaikmäe ja räägin ja näitan sulle täna, mis meie programmis on lahendused, mis mingites asjades võivad sind aidata, et anda sulle juurde vaba aega. Programmis on võimalusi, mida sa võib-olla veel ei kasuta. Ja mingisuguseid lahendusi, mida sa võib-olla pole enda kasuks veel tööle pannud. Iga selline võimalus, mis sa leiad ja päriselt ka kasutusele võtad, on aeg, mis sa saad endale tagasi. Alustan sellest, et räägin sulle võimalustest, mis meil on tulemas, mida sul veel programmis ei ole. Nimelt on meil suvel tulemas versiooni uuendus, sügisel on ka tulemas uuendus ja arendus meil töötab selle nimel, et saaks teile pakkuda uusi asju. Ning esimene suur asi on meil siis koostöös Telemaaga uus e-arvete teenus. E-arved ei ole midagi uut, aga nüüd hakkad sa saama saata klientidele e-arveid ja tarnijatelt e-arveid vastu võtta, nii et iga su ettevõte ei pea eraldi lepingut sõlmima operaatoriga. Et sa saad teha kõik ühest kohast, meie programmist, põhimõtteliselt ühe nupuvajutusega. Ja kõik küsimused, mis sul tekivad, saad sa siis lahendada meie juures, meie klienditoe abil. Ning uus asi, mis on veel tulemas, on siis EDI kasutajatele. Et mis see EDI on? Et näiteks, kui sa kasutad Telemaad ja Telemaa kaudu liiguvad sinu ja sinu kliendi vahel dokumendid, siis siiamaani oli võimalus kasutada 2 dokki ja 4 dokki, siis nüüd on tulemas ka 3 dokk lahendus. Mis see tähendab? See tähendab, et sulle tuleb kliendilt müügitellimus automaatselt sinu programmi. Sina teed sellest lähetuse ja arve ning siis mõlemad, nii lähetus kui arve liiguvad Telemaa kaudu sinu kliendini. Et see on siis see 3 dokk, kui sa seda vajad, kui sinu klient seda sinu käest küsib, siis see võimalus on tulemas. Ning Telemaa on meil siin Expo alal täna olemas ka, et pausi ajal mine kindlasti ligi ja küsi, kui sul on selle kohta küsimusi. Ning kui sinu ettevõte on Coop Panga klient, siis mis on uut tulemas? Et nüüd siis Coop Panga puhul ka tekib siis võimalus jälgida, kuidas su maksetel pangas läheb. Kui sul on liidestus, sa saadad otse programmist tasumised panka ning siis sa hakkad nägema Coop Panga puhul ka, et muidu Swedbanka ja LHV puhul sa juba näed seda, et mis nende maksetega on pangas tehtud. See läheb sul kollaseks tasumine, kui sa oled selle panka saatnud, roheliseks siis, kui see on kinnitatud pangas ja punaseks läheb siis, kui sellega on mingi probleem ja see vajab sinu tähelepanu. Näiteks on tarnija IBAN vale. Ja nii Swedbank kui Coop Pank on meil ka siin täna olemas, et kui sul tekib küsimus, et mis see täpselt on, siis otsi nad julgelt üles Expolalt. Ning üks uus asi veel. Rikkpäring. Näitan kohe, mis on siis tulemas. See on siin arendusversioonis alles ingliskeelne, aga tulemas on siis meil teised riigid rikkpäringule. Et kui siiamaani said sa Eesti ettevõtteid väga mugavalt programmi sisestada, siis nüüd on tulemas suveks, siis suve alguseks Läti, Leedu ja Soome. Ning lisandub ka Norra ning Rootsi. Et seda on meil küsitud palju ja
see on tulemas. Nii, aga nüüd näitan siis neid asju sulle, mis sul juba programmis on olemas. Näiteks olukord. On sul sellist olukorda, kus sa soovid näiteks pearaamatu aruandest või saldo aruandest võtta andmeid ainult teatud kontode kohta. See on üks väga tüüpiline küsimus, mis meie käest küsitakse, et mul on mingid teatud kontod, mille liikumisi või saldosid ma tahan kogu aeg jälgida. Ma ei taha näha kõiki kontosid ja need kontod ei ole sugugi järjest mul kontoplaanis. Ja selleks on programmis klassifikaatorid. Võtan lahti ühe konto, millele ma olen lisanud klassifikaatori. Ma olen nad ära grupeerinud. Ehk mis see klassifikaator oma olemuselt on? See on nagu filter, mille järgi sa saad grupeerida näiteks siis kontosid ja võtta aruandlust selle järgi. Ja näiteks võtangi saldo aruande ainult selle grupi kohta ja käivitan. Ja näengi, liisingvarasid on mul 45 000, mul on veel tasuda 40 000 eest, intresse oleme maksnud juba 1200 ja kokku oleme maksnud 6200. Ehk et kui sul sellist asja on kogu aeg vaja, siis sa teed omale sellised grupid valmis ja siis on sul korraga ühes aruandes just see info, mida sa vajad. Võib-olla iga kuu on sul vaja jälgida neid kontosid. Samasugune asi on klientidega. Et kui sa tahad aruandlust näha mingite klientide kohta, näiteks tänane üritus. Tänane üritus ei ole ainult selline koht, kus sa saad uusi teadmisi, aga see on ka koht, kus sa saad uusi kontakte. Võib-olla uusi kliente leiad. Ja näiteks on sul võib-olla mingisugune kampaania käimas uute kontaktide leidmiseks. Või soovid sa vaadata aruandlust mingi asukoha järgi ja need vajadused võivad ettevõttes olla erinev. Et juht tahab näha hoopis ühtesid kontakte ja võib-olla müügiinimes hoopis teisi. Raamatupidajal võib-olla oma vaade. Ja siis on jällegi klassifikaatorid programmis selle jaoks olemas. Näiteks olen siia ühele kontaktile pannud 2 klassifikaatorit. EBF ja Võru. Et kui võib-olla müügiinimene tahab näha asukoha järgi, võtta oma aruandlust ja näha ainult selle asukoha müüke, siis tema kasutab oma klassifikaatorit. Aga mina näiteks tahan näha EBF-il leitud kliente. Et kas mul tasus ära sellel üritusel osalemine, kas ma sain sealt piisavad kliente ja kas müügid on olnud piisavad, et järgmine kordki minna. Ja selleks võtan näiteks arvete nimekirja. Ja võtan ainult selle klassifikaatori kohta. Mind huvitavad eelmise aasta müügid ja need kliendid, kelle ma leidsin EBF-ilt. Ja käivitan. Ja näen, et käive on olnud päris hea. Ehk vist tasus käia sellel üritusel. Ja kui ma näiteks nüüd tahan helistada nendele kontaktidele, kelle ma sealt leidsin, siis võtan kontaktide nimekirja ja võtan jällegi ainult nende klientide kohta, ehk selle klassifikaatori kohta. Ja tulebki mulle aruanne, kus on ainult need kontaktid ja kõikide nende telefoninumbrid. Ja võib-olla müügiinimene näiteks soovib neile helistada. Sama asi on toodetega. Näiteks soovid sa aruandlust mingite toodete kohta, mingite oma artiklite kohta. Samamoodi saad kasutada klassifikaatoreid artiklitel. Ja olen siia lisanud 2 klassifikaatorid. Samamoodi võivad olla ettevõttes erinevad vajadused, kes kuidas aruandlust tahab vaadata. Võib-olla keegi
ettevõttes tahab vaadata, kuidas mingil brändil läheb, kuidas selle brändi toodetel meil müük läheb või mingil kategoorial, kampaaniatooted näiteks, või on meil premium-tooted. Et samamoodi saad kasutada siis nii-öelda neid filtreid ehk klassifikaatoreid. Ja võtan aruande klientidele müüdud artiklid kuude lõikes. Ma tahan näha, kuidas eelmine aasta läks sellel grupil ehk nendel toodetel, mis mulle siia gruppi kuuluvad. Ja käivitan aruande ja näen kuude lõikes, klientide lõikes, kuidas on müük läinud just nendel toodetel, mis sinna kategooriasse mul kuuluvad. Ehk selliselt sa saad ära kasutada programmis klassifikaatoreid. Ma ütleks, et nad on olemas alati, aga suhteliselt alakasutatud. Ja mis on tore nende klassifikaatorite juures, on see, et sa saad neid lisada hiljem. Sul on ammu müük tehtud, sul on kanded sisestatud ja alles siis sa taipad, et ma tahan nende kohta aruandeid võtta. Et sa saad neid panna siis kontodele, kontaktidele ja artiklitele hiljem. Et kes on objektide kasutajad, siis objektidel on teistsugune sisu, et objektid peavad sul olema juba müügiarvetel, ostuarvetel, kannetel peal. Nii, aga on suht tüüpiline mure, et ettevõttes on tehtud kokkulepped. Klientidega on tehtud kokkulepped. Aga kas need kokkulepped on kirjas, kas need on meeles ja kas me õigel hetkel märkame, et me oleme midagi ettevõttesiseselt kokku leppinud. Näiteks hakkad tegema arvet ja sa ei mäleta, et selle kliendiga on mingisugune kokkulepe. Koostan uue arve, valin kliendi ja kokkulepe tuleb mulle ekraanile. Sellele kliendile tohtisime müüa ainult ettemaksu alusel. Ehk et ma siin peatun, kui ma siit edasi ei tohi minna. Et programm annaks sulle märku asjades, mis te olete omavahel kokku leppinud, et keegi ei saaks neid unustada ega neid eirata. Selge pilt, talle ma arvet praegu ei tee. Järgmine klient. Temaga on kokku lepitud, et tema arvele peab panema alati tellimuse numbri. Ta on seda meilt palunud ja kui see on erand, siis on see hea, kui sul on kliendile see märgitud, et sa kunagi seda ära ei unustaks. Nii, ma ei unusta seda ära. Panen kliendi tellimuse numbri ja teen talle müügi. See on järgmise teate. Ehk sellele artiklile on meil kokku lepitud, et ei tohi unustada perioodi lisada. Tundub loogiline, aga lihtne unustada. Selge pilt, ma pean siia lisama perioodi ka. Ja need kokkulepped, mis sa oled kliendiga teinud, neid on programmis näha ka aruandes. On selline tore aruanne nagu kliendi hetkeseis. Siin aruandes on kõik kliendi kohta seotud info olemas. Kui sa pead näiteks talle helistama, sa saad enne kontrollida, et mis temaga on kokku lepitud. Näha on, et siin on see hoiatus, mis me oleme talle määranud, ilusasti peal need klassifikaatorid, mis me oleme talle määranud, kontaktisikud, arved. Sa näed, kas need arved on laekunud, kas mõni on võlas, mõni arve, milline käive ja kas on üleval pakkumisi või tellimusi, mis on veel töös ja samuti näed ka, milliseid krediidilimiite oled sa talle määranud. Nii, kas on tuttav olukord, kus müügimees teeb arve, sest müük on vaja teha. Ja see klient on ju alati maksnud. Aga alles hiljem selgub, et tegelikult on kliendil eelmised arved alles maksmata. Et tehtud on müük, aga
kas me seda raha üldsegi kätte saame ja selle jaoks jällegi keegi ei pea midagi meeles hoidma või kontrollimas käima, et kui palju keegi on võlgu ja kui palju on arved üle tähtaja läinud. Koostan uue arve ja valin kliendi. Ja see ei ole nüüd hoiatus, mis ma olen sellele kliendile määranud, vaid ma olen määranud üleüldiselt programmis nii, et nii kui klient on võlas oma arvetega, siis tuleb kohe hoiatus ekraanile. Ma jätkan ikkagi arve tegemist, sest ma tahan seda müüki ära teha. Mul on vaja see telekas ikkagi maha müüa ja salvestan. Ei saa. Miks? Sellepärast, et ettevõttes on kokku lepitud, et me ei saa teha sellistele klientidele arveid. Ma ei saa seda salvestada. Et nii on tagatud, et keegi nendest kokkulepetest ei viili mööda. Et programm tuleb sulle siia appi, et kõik, mis on kokku lepitud, nii ka on. Sa saad küll määrata erandeid, et ei pea olema, et kõikidele klientidele on ühtemoodi. Sa saad määrata, kui suures summas keegi võib olla võlgu ja kui palju päevi võib minna üle tähtaja. Nii, et seda arvet ma salvestada ei saa. Aga kõik võlad ei ole ka ühesugused. Ja selleks, et sul aruandlus näitaks õiget seisu, on oluline, et oleks andmed programmis korrektsed. Näiteks on sul mingisugused arved juba vaidlustatud või inkassosse antud, siis sa paned arvele vaidlustatud märke, sest seda arvet ei ole laekumas. Niipea võib-olla. Või on sul selline olukord, et asi ei ole selles, et klient ei maksa, vaid et ta maksab osade kaupa, kokku lepitult nii, nagu te olete just selle kliendiga kokku leppinud. Ja selleks on osalised maksed selline tasumistingimus. Sellele kliendile olen ma määranud pool aastat. Neid sa saad ise juurde teha, kuidas kellegiga on kokkuleppe. Pool aastat, ehk et ta maksab 6 osamaksena seda ühte arvet. Ning nüüd, kui sa võtad laekumise ennustuse näiteks ja tahad näha, millistel kuupäevadel, millised summad sul laekumas on, siis võtad välja arvatud vaidlustatud arved, sest need ei laeku sulle ja käivitad. Ja nüüd sa näed seda sama arvet 6 korda. Sa näed täpselt neid laekumistähtaegu, mis on kliendile antud, ja need summad, mis just sellel kuupäeval laekumas on. Samuti müügireskontros. Vaidlustatud. Kas sa soovid näha vaidlustatud arved, välja arvatud vaidlustatud arve, ainult vaidlustatud, et sa saad ise valida. Ma jätan nad praegu sisse. Ja siin teisel alamlehel märgin näite osalisi makseid, kui mul on selliseid arveid, siis ma näen ka müügireskontros õiget seisu. Ja käivitan. Mis ma näen? Tärniga on nüüd need arved, mis on vaidlustatud. Et sa näed visuaalselt ära, et need on vaidlustatud arved. Ja näete, see üks arve on siis 6 reana. Täpselt sa näed neid tähtaegasid ja neid osamakseid, mida siis klient peab maksma. Aga kui võlg on tekkinud, siis kes on see, kes kliendiga ühendust võtab? On meilide saatmise võimalus, aga on võimalusi veel. Sa saad saata võlglastele SMS-i. SMS on väga konkreetne, lühike sõnum, kui sa soovid, et klient seda päriselt märkaks. Programmis on selline hooldus nagu SMS-teavitused tasumata arvete kohta. Ma jätan vahele jälle vaidlustatud, sest need arved, mul ei ole mõtet neid meeldetuletusi saata neile, sest need meil juba on vaidlustatud. Ma valin üle tähtaja, ehk et mind huvitavad need arved, mis on siis üle tähtaja läinud. Ja sa saad siin teha oma valikuid. Mina praegu saadan
SMS-id ainult oma kõige kallimatele, kõige tähtsamatele klientidele, kes on minu VIP-kliendid. Ja valin siit klassifikaatori, nemad on minu VIP-kliendid, et võib-olla mõnel VIP-kliendil on mingi arve tasumata. Kindlasti pane siin aktiveeri linnuke ja käivita. Mis siis juhtus? Sõnumid läksid teele. Siit registrist sõnumid saan ma ka näha, et tõesti sõnumid läksid välja. Kas ma kuulsin, et mingisugune sõnum tuli? Urmas, kas see oli sinu telefon? Sina saatsid mulle selle praegu? Jaa, tahad sa sellest rääkida, mis sõnum see selline on? Ei no, ma vaatasin, enne oli juba ju tulnud üks sõnum. Kell 11.30 ja ma vaatasin lihtsalt nurgast, et oi, sul on tasumata arve. 12.40. Ma mõtlesin, et hakkab jälle peale. Ma 2 nädalat tagasi jõudsin samamoodi koju, oli meilikastis. Ei olnud SMS, aga oli teade, et mul on minu domeeni eest arve maksmata. Ma võtsin kohe lahti, maksin ära ja siis, kui ma olin pangas kinnitanud ja seal tuli kohe uuesti teade, oot, ei läinud läbi, siis ma sain aru, et ma olin maksnud ilmselt kellegile, kes seda mulle ei saatnud. Nii et seetõttu täna hommikul, kui ma vaatasin, et keegi X on saatnud, siis ma mõtlesin, et stopp, Urmas, sa ei hakka maksma seda kohe. Terje, palu, niimoodi inimesele teha. Jaa, aga ma saatsin sulle ainult sõnumi, et see on lihtsalt meeldetuletus, et siit sõnumilt sa seda maksta ei saa. Ma hakata, see ajaski mind närvi kõige rohkem. Ma oleks kohe ära makstud igaks juhuks. Ma pean taastama praegu südameseisundi, ma ütlen. Aga see töötas tõesti väga ilusasti, seal oli väga ilusasti öeldud see oi ja kõik see töötas väga kenasti. Ja praegu ka surises. Muideks seda teksti saad sa ise muuta. Mina ise saan muuta? Ei. Programmi kasutajana sa saad muuta, et kuidas sa tahad, et sulle klientidele need sõnumid läheksid. See on nii tummine mõte praegu, et kuulsid, kuidas hakkas kõmisema kohe nagu toas. Okei, see on päris super, aga sa saad ise sinna kohe mingi makselingiga sisse panna, et ma oleks ikkagi põmm kohe ka ära maksnud selle. Makselinke saab ka saada ka e-mailiga, et sõnumisse me neid ei pane. No loogiline, arusaadav. Kas see oli nüüd praegu minu eksperiment oli viimane, et kas saab südari või ei saanud? Ei saanud, aga selle võrra ma siis hakkan küsima neid küsimusi. Aitäh kõigile, kes on jälle uurinud. Vaatan, et siin mõned küsimused kenasti on. Te ütlesite välja, otsevõimalused on olemas, aga neid ei kasutata. Mõned linnukesed tõesti, et ka programmi kasutajad tegelikult ei lähe väga sügavale ja ei kasuta kõiki neid võimalusi. Oled sa aru saanud, miks see nii on? Ma saan aru, et ega ei tea kõike, isegi mina absoluutselt iga päev ma õpin midagi uut. Iga päev, et kuna meie programm on tohutult suur, seal on meeletult võimalusi, tohutult liidestusi, siis arusaadav, et kõik ei tea. Et sellepärast ma teengi neid webinare ja sellised praktilisi koolitusi, et seda teadlikkust tuua, et sellised asjad on olemas. Kas mingites kombinatsioonides lõppude lõpuks võib seal olla ka mingeid selliseid nagu kokkuviimise võimalusi, mida sa kõik isegi ei tea? Absoluutselt. Ehk see on nagu laias laastus ikkagi selle inimese enda lahti mõtestamise ja siis erinevate võimaluste kokkuviimise kunst mõnes mõttes. Jah, on küll. Okei, kas siis siia võiks ka nagu panna vastuse jah? Sellele küsimusele ma arvan, et see on jälle seesama see 40 töötajat 10 miljonit küsib seda praegu. Et kas kasumi, ta veel lausa püüab eksitada mind ja kirjutab lasumi aruanne, aga püüa kurge kirvega, ma tean, mida sa küsid. Kas kasumi aruannet võib ka klassifikaatori järgi saab võtta? Et paned mingid klassifikaatorid, põmm ja on kohe aasta aruanne koos. Ma peast ei mäleta, kas kasumi aruandel oli, minu arust bilansil küll ei olnud, ma just vaatasin bilanssi. Aga kasumi aruandega ma jään hetkel vastuse võlgu, mida on neid klassifikaatori välju on tegelikult programmis tohutult, et vaadake julgelt neid aruandeid, müügis on eriti palju, on kontaktiklassifikaatorid, artikliklassifikaatorid, samas aruandes sa saad neid mõlemaid ka kasutada, et vaadake julgelt, et need on kasutamiseks. Ja siis vaidlustatud arved, osalised maksed, kui suur pilt või kui suur probleem on vale pilt aruannetes,
et kui jätta mingid asjad klikkimata, kuskil jäävad need asjad lohisemata, mis probleeme see tekitab? No näiteks ongi see laekumisennustus. Kui sa seda valikut seal ei tee, siis sulle tundub, et sulle see raha on laekumas. Tegelikult on see inkassos ja sellel kuupäeval, mis selle maksetähtaeg oli, seda kindlasti ei laeku. Ehk et sul on siis valed eeldused. Ja samamoodi näiteks, kui sa teed need meeldetuletused, kas on siis e-mailiga, sõnumiga, et sul ei ole mõtet, sõnumi saatmine on tasuline teenus, et sul ei ole mõtet saata sõnumit arve tasumata kellelgi, kes on juba ammu inkassosse antud, et seal ei ole pointi. Kuule, aga ikkagi veel viimane soovitus selle kasutamise uuendamise osas, sest lõppude lõpuks me ju toimime nii, et oleks võimalikult tõhus, eks ju, et saaks kiiresti tehtud asjad, täpselt praktiliselt kiiresti tehtud, mis tähendab seda, et meie sisse mitte ainult siis Excellenti programmides, vaid elus ju üldiselt nagu salvestuvad mingid käitumismustrid, me teeme need asjad ära ja siis oleme rahul. Eks ju, ja laias laastus ma arvan, et see on ju põhjus, eks ju, et miks neid lisavõimalusi kasutusele ei võeta. Et kui see ei ole mu radaril, ma ei oskagi seda tahta. Et kuidas võiks enda oskust juba minu jaoks nagu tuttavas keskkonnas, mis tegelikult on muutunud, et mis see sinu praktiline soovitus on, et kuidas seda vaate välja laiendada, kuidas seda päriselt teha, sest et see soovitus, et võtta kätte ja vaata sinna sisse. See ei pruugi töötada. Ja üks asi, mida me palju näeme, on see, et armastatakse lühiteid. Et kes on Puksi kasutajad, siis teavad, et lühiteed on kulda väärt koht. Sa võtad kogu aeg sealt oma asju, aga sul peab olema ka uudisimu vaadata programmi, näiteks aruandeid müügis tohutult. Finantsis on neid ka rohkem, kui kasutatakse. Et mina soovitan esiteks olla uudisimulik ja vaadata. Et aruanded on küll see koht, kus vaata julgelt ja proovi ja vaata oma andmeid. Et kui sa hakkad hooldusi tegema, vaadates, et mis juhtub, siis kui sa saadad SMS-i, vaatad, et mis juhtub, siis lähevadki. Et SMS-id veel nii lihtsalt ei lähe, sa pead enne selle lepinguga tegema, et SMS-e saaks saata, aga näiteks meeldetuletused, et tahad vaadata või proovida, et siis seal enne küsi. Ja kindlasti soovitan hästi palju küsida. Selle jaoks meie tugiliin ongi, et mida rohkem küsida, seda rohkem infot saad ja seda rohkem saame infot ka meie, teie kohta, et mida te vajate, mis on puudu ja mis võiks olla, võib-olla on juba olemas, aga võib-olla peame arendama. Et hästi olla julge ja uudisimulik. Ja viimane palve, enne kui siit otsa kokku tõmbame. Kas sa palun saaks nüüd saata sõnumi, et ops makstud ka? Et siis on nagu kordki hea tunne nende kõikide SMS-ide hulgas, et mingi asi on ära tehtud. Jah, ma luban sulle, et ma teen. Terje, suur tänu. Teie ees oli siis Terje ja tutvusime, vaatasime neid võimaluse momente. Terje Vaikmäe, suur tänu.